Head estolased, minu nimi on Erik ja tulen Rootsist. Soovin teiega jagada Rootsi eestlaste kunstniku Mart Orgi mälestusi põgenemisest, mis ta pani kirja 15-aastaselt. Niisama vanad kui mina praegu. Oli sügis 1944 ja Mart Org oli 9-aastane väike poiss. Istusin kägaras koos oma vanemate vahel, kitsas, kolisevas vankris, mille vedas vana hobusekramm, kes peale 10 kilomeetrilist teekonda tolmusel auklikul maantee kindlasti päris väsinud oli. Nägin, kuidas ema pidevalt tahapoole vaatas. Sinna poole, kus me koduling Pärnu hommiku udu sisse oli kadunud. Oli kuum päev ja polnud eriti lõbus hüppavas ja logisevas vankris istuda. Sõitsime mööda paljudest taludest, kus põldudel veel viljalõikus käsil oli. Õhtul saime ühe tallu aamajale elada. Talurahvas oli meie vast väga lahke. Mina ja mu õde uinusime kohe, kui voodisse saime. Aga isa ja ema oli üleval terve aeg. Ma ei tea, kui kaua ma maganud olin, kui äkitselt käis kõmakas, mis pani terve talu kõikuma. See jäänud viimaseks. Jooksin akna juurde. Valgus oli väljas nii tugev, et pidin hetkel silmad sulgema. Taevast oli täis jõulupuid. Hommikul kuulsin, et venelased olid Pärnu pommidega üle külvanud. Meie reis siiski ei katkenud. Sõitsime edasi, olles kurvemad kui eelmisel päeval. Õhtupoolikul jõudsime väiksesse kalurikülma. Sealt pidime paadiga sõitma esmalt ühele saarele ja sealt edasi suure valge auriku vabadusse, Rootsi. Suur valge aurik oli kahjuks üks väljamõeldus. Õhtul tõusis tuul ja lained lõid kõrgelt liivarannaga. Isa ütles, et sõidame saarele lahtises mootorpaadis. See tundus jube. Ja ema pidi suure osa meie pakkidest randa maha jätma. Sääl tekkis kõva rüselemine, kui külanaised omavahel meie asju jagasid. Jõudsime õnnelikult saarele. Istusime oma pakkide otsas külma sügisse tuule käes, mis läks järjest tugevamaks. Ootasime oma valget laeva ja läks pimedaks. Äkitselt nägin tuule kuma Pärnu poolt. See läks iga minutiga suuremaks ja laiemaks. Oli hirmus ja õudne vaatepilt. Tuule kuma peegeldus rahutus meres, mis värvus tumepunaseks ja nägi välja nagu katel, ääline täis keeva värv. Mu vanemad seisid nagu marmorkujud ja jälgisid seda õudsat infernot. Magasime mõned tunnid ühes vanas küünis. Olime ärgates külmast kanged. Igatsesime sooja joogi järele, mis meid veidi oleks elustanud. Isa oli läinud otsima mõne kalurit, kes viis meid Rootsi. Pikapeale sai ta ühe ennest täis vanamehe kätte. Isa pani mängu kõik oma veendmise oskuse, et mees meie peale võtaks. Kui isa võttis välja suure pakki saksa raha, saatis vanamees ta vandudes kuu peale. Lõpuks saime kuidagi viisi kaubale. Peale seda, kui ema kuldkell uue omaniku leidis. Ruttasime paadi poole. Suuri valgiku auriku asemel ootas meil vilets purjepaat nimega Jurga. Kai Päälne oli rahvas täis ja meil andis trügida enne, kui paati saime. Mahtisime hädavaevult laeva, juba niigi täis laoruumi ja paat libeses pikka mööda sadamast välja, jättes kodumaa rannaudu sisse. Merel oli kõva torm ja meie väike vilets laevake ägas ja oigas ning oli nagu kost lahti minemas. Minu meelest oli tormi vingumine nagu tugeva, kõigest üleoleva vaenlase mõergamine. Inimesed istusid tihedalt koos, nagu tuuletikud karbis. Keegi ei hädalenud, kõik olid rahulikud ja apaatsed.
Ema ja mina olime merehaiged, näost valge nagu lina, aga isa ja õde Mari ja õde Mai läksid tihti üles tekile ja neil polnud viga midagi. Isa rääkis meile, et lained olid 2-kordse maja kõrgusel ja laev hüppas lainetel nagu pähklikool. Ma istusin täpselt luugi all. Olgugi, et see oli presendiga kaetud, sain palju külma vett krae vahele ja olin läbimärg. 3. päeval kasvas paati reisijate arv 65-lt 66-le. Beebi sünd oli suur ime. Seda tõlgitseti nii, et kõige kõrgem meie paadi põhja minekust päästvad. Veevaadid olid juba ammu üle parda pühinud ja me kandsime hirmsad jamad. Suu oli nagu liivapaber. Paat riivas merel veel 2 päeva, enne kui üks Rootsi rannavalvelaev meid hädasignaale märkas ja meid 60 kilomeetrit sandhapendub sees. Langetan pea, mõeldes kõikidele lastele, kes kunagi kohale ei jõudnud. Aitäh!